No tšau, Anama. Jah, kus sa oled? Kus ma olen kodus olen. Olen ikka Eestimaal veel, jah. Linnasekretär pidi olema järjepidevuse kandja ja kohalik inimene. Ja minul olid need omadused olemas ja ma olin siuke aktiivne ja trahvi. Aga mis see tähendas see töö? Mis see tähendas olla linnasekretär? Täitevvõimu sekretär oli see, kes kirjatööd tegi. Kõik kirjatööd, kõik, mis linnas oli teha. Ei olnud ju asju, mida sa ei pidanud tegema. Ja kõik siuke juriidiline dokumentatsioon. Kui Mõisakülat pommitati, on ju, et kuidas see seal väljendus selles, et mis pärast juhtus? Inimesed tulid kokku ega kuskilt abi loota, kärude labidate veadega taastamiseks nimetati seda. Ise koos tulid, ise koristasid oma linna. Kõik Mõisaküla inimesed osalesid. See ongi see eestlus ja kokkuhoid. Need inimesed sulasid kõik ühte. Ega siin ei olegi võimalik teha mingisugust sellist suurt üldist kokkuvõtet sellest, et nüüd on vastus leitud, sest seda vastust ei ole, et see vastus ongi tegelikult lõputus mõtestamises ja selle peale mõtlemises ja tegelikult oma eelmiste generatsioonide kuulamises ja oma vanaemaga rääkimises ja oma vanaisaga rääkimises, et saada aru, mida see neile tähendas ja siis panna see kokku. Ja minu arust sellised väikesed asjad, see, et sa märkad üldse oma naabreid, see, et sa tead, mida nad teevad, see, et kui keegi tuleb sinu juurde ja küsib su käest suhkrut, siis sa saad talle anda, et selline elementaarne pisikene viisakus ongi tegelikult eestlus. Rääkimata veel siis sellest, et see eestlus, mis siis ilmnes, kui pärast seda sõda inimesed tulid kokku, hakkasid koos ehitama. Et loomulikult mu vanaemal on väga hea taustsüsteem, väga hea, väga õudne, väga kole taustsüsteem, aga läbi mille sai tekkida midagi, mida võib nimetada eestluseks, sellepärast et probleemid olid suured. Ja praegu on need probleemid ka, aga ma ei tea, millegi pärast me ikkagi minu silmis ei tule veel päris kokku. Aga mida me saame tegelikult ära teha, on lihtsalt see, et olla viisakas oma kaasinimeste suhtes, olla abivalmis, võtta vastu teisi kultuure. Loomulikult tuleb oma keelt ka selle juures hoida, sest see on see ühine märgisüsteem, läbi mille me saame aru tegelikult teineteisest. See on justkui mingisugune väike salakeel. Aga kui sina seda vaatad ja mõtled, et sul on samasugune tunne nagu minul selle esimese video ajal, et ei tea täpselt, milleks need sündmused toimuvad ja mida ma peaksin nende sündmuste ajal tundma, siis räägi oma vanematega, oma vanavanematega, et selle üleskutse ma sulle teen, armas noor inimene või siis ka vanem inimene. Mina sain küll siit väga palju ja loodan, et saad sinagi.